Tennise podcasti Matchpall toob teieni Tallink. Tere armas tennisesõber! Järjekordne Matchpalli podcast läheb eetrisse 29. oktoobril Delfi podcasti stuudiost. Meie tänaseks saatekülaliseks on endine mängija, nii kõrge endise edetabeli kohaga mängijad pole meil siin toonis veel istunud. Meil on siin käinud Vladimir Ivanov, meil on isegi käinud Toomas Leius, aga Toomas Leius ajal ei arvestatud edetabeli punkte. Meil on käinud Katriin Saar, Kristjan Tamm, aga suur rõõm on tervitada endist 63. reketit, paarismängu Australian Openi poolfinalisti Maret Tanit. Tere hommikust! Ja Riho Kalluse asemel on meil täna siin minu kõrval koha sisse võtnud spordiajakirjanik, kes Maret Tani karjääri ajal võib-olla oluliselt rohkem tööd tegi kui mina. Mina nägin sinu karjääri lõpuhetki. Jaan Martinson. Tere! Maret, tuleks kõigepealt aastasse 2011 ja 1 augustikuu pärastlõuna, kui sa teatasid oma karjääri lõpust. Minul on millegipärast see hetk väga eredalt meelde jäänud, sest 1-2 tipptennisistist Eestist taandus sellel hetkel. Millisena see päev sinu jaoks on meelde jäänud? Ma mäletan seda väga hästi. Ma olin seda otsust kaalunud juba päris kaua ja see oli ühtemoodi nagu kergendav, ühtemoodi kurb. See oli väga oluline päev ka minu jaoks. Kas tihti sa nostalgitsed või vaatad oma karjäärile tagasi? No, kui ma vaatan telekast tennist ja näen ikka neid samasid mängijaid, kellega mina olen mänginud, et siis samas see tundub nagu nii kauge aeg, et kas tõesti, et ma olin ise seal samal väljakul peal ja mängisin. Aga samas, kui nagu ma saan aru, et oligi, siis ma tunnen ikka uhkust ka enda üle. Just see sama fakt, et paljud mängijad, kelle vastu sa mängisid, keda sa oled võitnud, kellel võib-olla kaotanud, on siiamaani karussellis. Sinu karjäärile sa ise ütlesid, et pani põntsu vigastused, aga oled sa mõelnud, et tegelikult võib-olla ennast paremini säästes või mingeid asju teisiti tehes oleksid sa endiselt veel seal? Võib-olla küll. Oleks mul olnud sellist kannatust või sellist võib-olla natuke rohkem mõistuslikku käitumist, et võtta tõesti terve aasta näiteks vabaks ja lasta kõik edetabel nulli ja siis ravida ennast lõplikult terveks ja siis uuesti nullist alustada, oleks ma võib-olla uuesti tippu tõusnud ja võib-olla kõrgemale. Kuid tol ajal mul seda ei olnud, et ma tahtsin tulemust kohe saada ja kui tulemust ei tulnud, siis ma tahtsin eluga edasi minna. Samas pooleaastase võistluspausi sa ju 2011 tegid? Jah, aga see ei olnud piisav. Mida sa sellest ajast kõige rohkem taga igatsed sportlase elust? Issand. Ma arvan seda tegelikult natukene seda reisimist või sellist niisugust erinevat elu, et need turniirid küll on ühtemoodi, kuid siiski need kohad olid omamoodi armsaks nagu muutunud ja inimesed omamoodi armsaks, et aeg-ajalt ma ikka telekast näen isegi seda VTA taustajõudu kedagi seal liikumas, siis ma ikka tuleb meelde, et minuga ka ta tegeles ja mõnes mõttes oli see ikka omamoodi armas ka. Aga on miskit, mida sa kohe kindlasti ei igatse, mida sa naudid praegu oma tavaelu juures? Füüsilist pingutust. Maret, tennisistid on tõesti, elavadki ju kohver kaenlas ja nende kodu on seal, kus on nende padi, eks ju. Teinekord võetakse padiga kaasa. Ega sa ei ole mõelnud, et hakata nii-öelda kellegi treeneriks ja minna treenerina sinna karusselli? Mul on oma tennisekool Rakveres olemas ja mul tuleb seal noori õpilasi peale ja võistlejaid kuid veel ei ole seda soovi tekkinud, et ma tahaksin hakata niimoodi reisima ja 100% pühenduma sellele treeneritööle ja siis, sest see on ju 24 tundi töö. Et algus mul tuli pakkumisi päris palju, et minna eratreeneriks ja jälle tuurile ja niimoodi, et siis ma olin konkreetselt raudne ei. Ja ma arvan ka praegu see asi ei ole muutunud. Sul tuli pakkumisi kohe siis välismaalt?
Noh, koha pealt ja pigem Eestist ikka. Eesti noored või sellised just tõusvad, et soovisid, et ma hakkaksin nagu tegelema ja siis on see, olekski tähendanud seda, et ma oleks pidanud jälle hakkama turniiridel käima ja 100% sellega tegelema, aga ma ei soovinud. Et isegi sul seda mõtet ei tule pähe kõledal talvel, kui kõik on kuskil seal Aasias või Austraalias, kus on mõnus ja soe ja... No see on ainuke positiivne asi selle juures, ma arvan, aga ei, ma nagu suudan nagu aru saada, mis see nagu kõik tegelikult on, et see ilus soe ilm on küll, aga kodust eemal olla ja seal tenniseturniiridel lihtsalt passida ja oodata ja siis võib-olla mingid pirtsakaid mängijaid kantseldada nagu ma ise olin tegelikult, ma saan väga hästi aru. Et see ei ole, mul ei ole närvi selle jaoks, ma arvan. Aga ometi lapsi sa hakkasid treenima üsna kohe pärast karjääri lõppu. Oli sul juba karjääri lõpuaastatel selge, et treeneri töö on see, millega sa tahad jätkata? Et ei olnud sellist teelahkmele olemist, et mis ma edasi teen? No mõnes mõttes oli, aga samas see on ainuke asi, mida ma teha oskan, ma arvan. Ja ma arvan, et minu kogemused ja minu teadmised aitavad edasi ka noormängijaid. Ja huvilisi oli kohe ja see võib-olla läkski nii sujuvalt üle sellele, kuna ma kohe nagu tunti huvi ja küsiti, hakkasin tasakesi tegelema ja vaatasin, et juba päris hästi arenevad ja hakkas meeldima ka see töö. Kuidas Maret Tani tennisekoolil läheb? Palju teil lapsi on? Hästi läheb, meil on umbes 80 lapse ringi, et see natuke kõigub aeg-ajalt, aga väikese linna kohta ja konkurents, mis meil seal on võrkpalli ja korvpalli ja jalgpalliga, et siis ma arvan, et läheb päris hästi. Kumb on lihtsam, kas olla mängija või olla treener? Pakun mängija. Miks? Kuigi ma võin öelda, et tänapäeval treeneri töö tehakse ka lihtsamaks, kui nagu finantsi on ja siis see tiim ümber mängijate on nagu koostab mitmest inimesest. Minu ajal oli nagu üks inimene, 2 inimest heal juhul. Et siis nagu treener pidi kõike teadma, kõik ise tegema. Aga nüüd on ju kõik erinevad, iga asjapulk on olemas, et on võib-olla see treeneri kohustused on vähem ja siis võib-olla enam nii keeruline ei ole. Räägitakse, et lapsed olevat muutunud ja kaasaegne põlvkond on lumehelbekesed ja alla käinud ja kas on ka nii? Ma arvan küll, et on muutunud see, et seda sisemist võib-olla tahet või seda nälga on vähem lastel ja niisugust mugavust ja naljategemist on rohkem, mis ei ole ka halb, kui mängija ei pürgi päris tippu ja ta tahab lihtsalt tennist mängida ja harrastada ja selle mängu natuke selgeks saada, siis see peabki minu meelest nagu nalja ja funniga nagu tulemagi. Nalja ja funniga tippu ei jõua? Ei, seda kindlasti, jah. See ongi, et kui ma näen mängijad, kes nagu sisemiselt nii põleb ja nii ise tahab ja muud ei teegi, kui võtab vabal ajal reketi kätte, lihtsalt tuleb ja vehib sellega, mängib, koksib ja kõksib ja siis on üks asi tõesti, siis tuleb pühenduda selle lapsele, aga kui mängija niisugune keskmine, ta ei taha, ta ei viitsi, ma olen parem, teen seda ja teist, aga mis sa ikka sunnid selles mõttes, et see on nii hullumeelne elu, see tippsportlase, tipptennisisti elu, et ta väga ei soovita kõikidele lastele seda. Nojah, aga samas teisalt see on väga hästi tasustatud töö, juhul kui sa oled absoluutses tipus. No seda kindlasti. Ja see peaks olema ka üks põhjus, miks võib-olla mõned püriksid sinna absoluutsesse tippu. Ja, aga konkurents on ikka nii suur, et ma arvan, et tänapäeval on raskem tippu jõuda kui vanasti. Just sellepärast, et need taustajõud ja need, ütleme, see füüsilise ettevalmistus, kõik see meditsiin ja kõik on nagu nii tipptasemele tõstetud juba noorest mängijast saadik, et sa enam ei saa niimoodi kuni 14 niimoodi rahulikult võtta või kuni 16 niimoodi enam vähem võtta, et sa peadki nagu hakkama pühenduma juba, ma ei tea, 14-aastaselt vähemalt ja see ülejäänud maailm teeb samamoodi. Seega see, et sa sinna tippu päris jõuad, on väga suur töö, õnneküsimus ja kõik, et ma arvan, et on raskem jõuda kui vanasti. Mis vanuses need lapsed on, kellele sina igapäevased näpunäitid jagad ja silma peale hoiad? Minu koolis muidu alustatakse umbes 5-aastaselt ja siis isegi on 18-19 aastast vanused, et mina pigem tegelen selliste natuke edasi jõudnutega, kes juba võistlevad või juba pihta saavad ja kellele rohkem sellist taktikalist poolt ja mõtlemispoolt õpetada, kui lihtsalt tehnikat ja palli põrgatamist. Oled sa näinud neid erandlikke inimesi, kes tulevad
reket käes ja ei tahagi seda käest ära panna, kelle jaoks ei ole ainult nali ja mäng? No nüüd on juba paar tükki tekkinud küll jah, et täitsa tore on vaadata kõrvalt. aga üks asi on ju see tohutu tahtmine tennist mängida. Teine asi, sa pead ikkagi olema tegelikult vist üliandekas selleks, et jõuda sinna absoluutsesse tippu. Üks on töötahe, aga ilma andekuseta ilmselt ei saa. Nojah, eks see mõlemat on vaja. See on igipõline küsimus, et kumb on olulisem, kas töökus või andekus, et see protsent, mis see peaks olema. Mõlemat on kindlasti vaja, aga me kõik teame, et kui laps on andekas ja ei viitsi tööd teha, siis sellest ka asja ei saa. Et see ongi, ma arvan, see kogu see kombinatsioon peab olema õige. Mis tüüpi sina olid? Andekas või töötahteline? Mina olin andekas, kui ma olin õigesti mõtestatud ka töötahteline, aga ma olin, kuidas öelda, natukene, ma ei olnud nagu tööhobune päris, selles mõttes, et nagu need silmaklapid ees ja ainult ühte asja, et ma ei suutnud, mul oli natukene, kuidas öelda, nagu pea laiali otsas rohkem, kui võib-olla päris nendele tippudel. Kas see oligi põhjus, et miks sa jõudnud 20 maailma parima hulka või 10 hulka? Või ma arvan küll, jah. Ma arvan küll, et ma pühendusin küll sellele tennisele ja kõigele, aga ma nägin nagu muid probleeme liiga palju ja lasin endast läbi igasuguseid igapäevaseid probleeme liiga palju ja see takistas, ma arvan, mind nagu ainult sellele tennisele pühendumast ja kaugemale jõudmast. Et põhimõtteliselt see, mis kõrvade vahel on, et see oli takistuseks. See küll hästi öeldud ei ole, aga kui nii võtta, siis kui välistada füüsiline oli korralik, mäng oli korralik, tehnika oli korralik, siis võis jääda küll rohkem selle taha. Ma olen kogu aeg tahtnud küsida, et sa olid väga hea paarismängija. Sa oled Eesti tennissistidest, kui nüüd Toomas Leius välja jätta, aga naistennissistidest kõige kaugemale suurturniiridel jõudnud paarismängus poolfinaali. Kas naistes ei ole seda, et sa võtadki, sa hakkadki paari mängima, nagu on meestes ju selged paarismängijad ja võtad endale korraliku partneri ja lähete, panete kogu selle asja kinni, võidate Grand Slamigi? On küll, naistes on samamoodi ainult paarismängijaid. Aga ma arvan, meeste ja naiste vahel on erinevus see, et naistel on vaja ka elus midagi muud, selles mõttes, et mees võib ringi sõita ja mängida, teha seda tööna, naine käib kaasas, tal võib pere olla kõrvalt ja lapsed juba, see ei sega tema nagu seda tenniseelu. Aga naisel tekib ikka, ma arvan, vajadus mingi kodu järgi või stabiilsuse järgi ja lihtsalt, et emotsionaalselt turvatunde järgi, et see võib-olla takistab rohkem nagu ainult paarismängu mängima minemast. Aga sul ei tulnud seda mõtetki pähe? Et paari minna mängima? Jah, ainult paari mängida. Tol hetkel kindlasti mitte. Ma arvan, et ei. Mul oli ma olin nii väsinud sellest elust ja sellest, ütleme, mitte elust, aga sellest tenniseelust, et kogu sellest reisimisest ja turniiridest ja sellest pingest ja võidud, kaotused ja ebaõnnestumised ja vigastused ja see ma olin suht emotsionaalselt ka läbi, et ma tahtsin kindlasti ühe joone vahele tõmmata tol hetkel ja eluga edasi minna. Sa mainisid ennem, et tänapäeval on veel raskem sellest täiskasvanud tennises, naiste tennises läbi lüüa. Kas see, et sina siit Eestist said ühena vähestest laia ilma, ühena esimestest, oli see sihikindla töö tulemus või juhuste tulemus? Ma arvan, et see oli mõlemad, see oli kindlasti ka võimaluse tulemus, et mulle anti võimalus Itaaliasse minna ja korralikult treenida, et tol ajal Eestis ei olnud erilisi treeningvõimalusi ja selles teises nagu ühiskonnas ja õhkkonnas ja kus olid juba sellised mängijad ees, et kes on nagu tipu poole jõudnud. Et see oli väga oluline. Et Eestis treenides sa poleks sinna jõudnud, kus sa jõudsid? Ma arvan, et mitte. Ma arvan, ma ei oleks ise nagu isiklikult suutnud ainult tennisele keskenduda ja niimoodi tõsiselt võtta, et mul oli kool ja kõik muud asjad ka, et ma arvan, see tähelepanu oleks hajunud nagu rohkematele asjadele. Kas tänapäeval on ka see võimalus, et lihtsalt laps läheb laia maailma või noormängija läheb laia maailma Itaaliasse ja jääbki sinna mängima ja No tänapäeval on need akadeemiad, ma saan aru, kus lapsed käivad treenimas, mis on omamoodi head asjad. Kas nüüd nagu pidevalt seal akadeemias elada, see on valikute küsimus.
aga ma arvan, et enam päris sellist ei ole, et lihtsalt kuskilt saadetakse laps kellegi treeneri juurde Itaaliasse, nagu mul oli, et üle päeva, et uksest välja ja nii Itaalias treeni. Et selliseid variante võib-olla tänapäeval on vähem. aga kuidas sa selle vastu võtsid, noor inimene järsku hopp ja Itaaliasse? No ausalt öeldes väga raskelt. See oli väga suur muutus minu jaoks, totaalne elu muutus, et Eestis ma käisin küll trennis ja võistlesin ja võitsin ja oma vanustes ma mõtlen, et oli kõik väga positiivne, kool oli ja sõbrad ja pere aga siis üks hetk oli niimoodi, et nüüd ongi minek ja kõik, et ei olnud ühtegi neist, ainult trenni järgi. Algus oli päris raske, sest esimene, ma arvan, mingi aasta kokkuvõttes ma treenisin, ma arvan, aastas 12-10 kuud ma tegin ainult trenni koha peal. Ja võistlesin väga vähe, et oligi vaja nagu suurem nagu treeningpõhi nagu alla saada. Ja see oli niimoodi 2 korda päevas ja seal palavas ja kõik, et see oli päris raske oli tegelikult. Kes sul selle jutuga tuli, et nüüd on Itaaliasse minek ja siin on sinu võimalus ja võta või jäta? See kõik toimus niimoodi, et ma käisin Taanis käisin ühte ITF-i mängima, tähendab tennise seda naiste turniiri, 10 000 oli siis veel. Ja ma mängisin kvalifikatsiooni, ma tulin sealt läbi, jõudsin finaali. Ja seal oli üks Itaalia kohtunik, ma mäletan teda, ja siis me nagu, kuna ma jäin, ma tegelikult tahtsin koju ilmselt tulla. Ja siis ei olnud ju mobiiltelefoni ja siis ma helistasin iga õhtu seal kohaliku selle klubi telefoni peal temale ja nutsin seal, et ma tahan koju tulla, et ma ei taha siin olla enam, ise võitsin, et järgmine päev oli veel poolfinaal ja finaal. Ja siis see kohtunik nägi pealt ja lõpuks turniiril jäävadki ainult finalistid ja siis see kohtunik põhimõtteliselt. Ja finalist ise, see, kes võitis, oli taanlane koha pealt. Ja siis me nagu lõpuks olime ühes hotellis ja siis me lihtsalt nagu ta lohutas mind ja rääkisime juttu niimoodi. Ja siis mingi hetk ta saatis mulle e-maili, vahetasime kontakte e-maili, et kuule, et Itaalias tal on ühed tuttavad, kes tahaksid ta ei olnud päris investeerida, aga tahaksid, et sa tuleksid Itaaliasse treeni tegema ja profisportlaseks proovima saada. Et see kohtunik nagu nägi minust seda sisu siis. Ja siis kontakt hakkas pihta ja kirjutas meili teel ja läksin kohale sinna. See oli ikkagi sinu valik? Tol hetkel oli ikkagi mu vanemate valik pigem. Aga ma ei kahetse selles mõttes, et vanemad sundisid küll mind minema ja algusaastad olid küll rasked, aga kokkuvõttes tagantjärgi ma arvan, et nad tegid väga, väga õige otsuse. Kui kiirelt sa itaalia keele selgeks said? No kuna koha peal oli vist 2 inimest ainult, kes rääkisid inglise keelt, siis ülejäänud oli itaalia keeles, et ma arvan 6 kuuga enam-vähem sain juba aru rohkem, kui rääkida oskasin ja aastaga rääkisin ka. Kuidas sa ilma Itaaliata nüüd üldse hakkama saad? Kus kohast sa saad head spagetid, mis on tõesti al dente? No käin ikka Itaalias mõnikord kohal ka. Aga Eestist vist ei saa? Eestis on ikka mõni niisugune, Tallinnas ma olen avastanud ikka Itaalia restorani, et ega muu maailma, ütleme Prantsuse restorani ma väga ei lähe, et pigem ikka Itaalia restorani, kui ma käime söömas. On ikka selliseid kohti, kus saab täitsa head pastat. Mis see tingimuste vahe siis ikkagi oli, kui sa lõpuks siin Itaaliasse treenima läksid võrreldes Eestiga, oli siis nagu öö ja päev? No oli ikka. Nagu ma ütlesin, Eestis oli hommikul vaja koolis käia ja siis võib-olla trenni ja siis jälle õppima ja siis magama, siis sõpradega koos ja siis magama. Et seal oli ikka hommikuäratus, 2 tundi trenn, lõunasöök, pasta, puhkus, trenn uuesti, füüsiline söök, magama ja niimoodi nagu järjest põhimõtteliselt 10 kuud, et see oli nagu päris suur vahe oli. Kodus seda mõtet nii-öelda ei olnud, mis siis nüüd saab, kool jääb pooleli, kuidas nii? No ikka korra mõtlesin, ma algus üritasin teha, et ma läksingi ära minu meelest äkki märtsikuust või veebruarikuust ja siis mul jäi klass jäi nagu lõpetamata algus, et ma mõtlesin, et ikka pusisin ära, et sain 10. klassi lõpetatud niimoodi sealt kaugelt, et tegin seal töid järgi, kui käisin ja saatsin seal, ma ei mäleta, kas siis kirjadel või meilidel. Ja siis 11. klass ei läinud enam, sest oli nagu reaalselt näha, et seda ei ole võimalik nii teha. Aga samas jälle ma teadsin, et kui ma tagasi tulen, siis ma teen selle ära ja nii tegelikult oligi, et ma tulin tagasi, siis läksin kohe kooli ja lõpetasin ära 12. Milline oli see mäng, see turniir või see võit, kus sa said aru, et see valik on ennast ära õigustanud? Ma teen õiget asja? Ma arvan pigem see Austraalia. 2004 alles? Jah. Ütleme, et enne ka, see elu muutub nagu nii automaatseks seal, et sa, eriti kui vaata, ei ole nagu muid alternatiive midagi teha seal õudsaselt koha peal. Et see nii automaatselt turniirile käid ja mängid ja proovid ja üritad ja mängid ja
treenid, et see on nagu robot hakkab käima, et sa ei tulegi mõttesse midagi muud teha. Aga ütleme selline nagu tõsiselt nagu hea tunne ja uhke ja niisugune mõnus tunne tuli Austraaliast, jah. Kui sa oma karjäärile tagasi vaatad ja võtad need tipphetked nii-öelda ritte, kas Austraalia on seal esikohal? Ma arvan küll, jah. Mis teine, kolmas on? Jumal. Ma võin öelda, mis turniirid olid sellised pigem, kas see tulemus, vaata, kui tulemus on selline veerandfinaal või midagi, see ei ole sellist väga meelde jäävat, aga just, et nagu kus oli lahe ja tore mängida ja ma tundsin, et ma mängisin hästi, ma aastat ei mäleta, aga Acapulcos oli üks turniir ja Estorilis meeldis mulle mängida neid turniire ja no Indian Wells oli ka selline päris hea. Aga Miami pole mulle näiteks kunagi meeldinud, ma ei tea, miks. Sa olid üsna üksik hunt, ega sul ju suurt tiimi ümber ei olnud? Algusaastas, jah, põhimõtteliselt küll algusaastatel ma olin selline nagu perekond, oli 2 venda ja siis ema, isa, kes siis ema tegi süüa seal nagu vanem naisterahvas ja mees tal siis transportis meid ja siis vennad olid treenerid. Aga niisugusest jah, ütleme nagu tänapäeval on, et füüsiline treener ja siis füsioterapeut ja kõik muu jant, et sellist asja ei olnud, jah. Kas, kuidas sa sellega hakkama said? Teil on vähemalt seal VTA turniiridel on asjad korraldatud, et seal vajadusel saad ju füsio ja massaaž ja kõike nii, et aga ikkagi ilmselt keeruline võidelda. No ikka, eks iga pidi ise otsima ja vajadusel ikka füüsilise treener, käisin teste tegemas kuskil ja sain oma programmi kätte, mida ma pidin siis ise läbi viima ja tegema ja siis oli ikka arst, kelle peale pöörduda või füsio, kui häda oli, et ütleme sellist ennetavat tegevust oli suht vähe, jah, et tänapäeval on see kindlasti lihtsam. Ja teine nagu, kuhu läks palju energiat, on see organiseerimine, et lennukipiletid ja reisid ja et kas sa saad õigeks ajaks kohale ja millal minna ja kõik need asjad ma pidin ise nagu läbi mõtlema. Australian Openi poolfinaali mainisime, üks asi on kahekesti oma paarilisega olla suure slämmi, ma eeldan, et see oli peaväljak Melbourne'is. Poolfinaal ei olnud, veerandfinaal oli peaväljakul. No üks suurtematest väljakutest ikkagi. Aga teine asi on päris üksinda olla French Openi peaväljakul. Palju sa mõtled aastale 2006 ja see mäng Justine Hananiga? Jah, seda ka mäletan hästi tegelikult. See oli päris raske. Ma ei olnud harjunud mängima selliste suurte väljakus, selliste suurte mängijate ja rahva ees, et mul oli nagu uhke tunne sinna minna, aga ma tundsin natuke ennast ikka väiksena selle väljaku peal. Et jalg oli kuidagi pehme? Pigem käsi värises. Palju räägitakse seal ühest punktist, mis meenutab mulle, kas sa olid 3-5 taga avasetis ja Hananil oli 40-30 ja sul oli võimalus see game viigistada, aga siis mingi raamiga löök. Siis oli ravak oli vist võrgu peal ees või mingi selline lihtne pall oli. Nüüd, kui sa räägid sellest, siis mul tuleb meelde, aga muidu ma seda väga meelde ei tuleta ja läbi ei ela, nii et see minu jaoks on minevik, normaalne, ikka teevad. Räägi, kuidas sa kaotusi üldse läbi elasid, et nutsid patt ja olid vihane, peksid jalaga riietusruumi kappe? Ma ei tea, kas ma rääkida saan, ma olen eeskuju, ma olen treener nüüd. Ei, no aga siis sa ütlegi, et need olid halvad kogemused, et teie ärge nii tehke. Mina elasin ikka väga, väga ülekaotuseid. Ma olen lapsest saati olnud hästi võistlev, et ma mäletan juba, kui ma käisin, ma ei tea, algkoolis kuskil 4.-5. klass koolis, 54. keskkoolis ja meil oli rahvastepalli võistlus ja siis me kaotasime ühe mängu, siis ma läksin nii endast välja, et mis mõttes, ja siis ma hakkasin nutma ja jooksin koolist minema, et nii nõme, et ma elasin väga läbi. Ja eks see nagu on mul eluaeg olnud, et enam ei ole, ma võin öelda. Et nüüd ma nagu enam nii ei tee, aga ikka nutsin ja vihastasin ja ütlesin, ma ei mängi enam mitte kunagi ja niisuguseid momente oli emotsionaalselt palju. Kusjuures tennis on selles mõttes ju valus mäng, et turniir 128 mängijad tuleb kokku, kvalifikatsioon ka veel ees ja tegelikult ainult üks ei kaota. Kõik ülejäänud kaotavad.
no põhimõtteliselt küll, et iga nädal sa saad mingi kaotuse, et tähendab vähemalt see ühe kaotuse rohkem ei saa tegelikult, sest edasi seal ei mängita. Aga jah, iga nädal, iga võistlus suure tõenäosusega elad mingi kaotus üle ja tihtipeale võib see olla hästi napp kaotus või oma lolluste pärast kaotus või siis jääb nagu veel rohkem endast välja. Ega tennises vist ei ole nagu jalgpallised ilusad kaotused, et saame Itaalialt ainult 0-2 sisse. Tegelikult on, kui muidugi peab mängija oskama seda nagu aru saada, väga, ma arvan, mängija väga hästi ei suuda sellest aru saada, sest tema tahab kindlasti võita ja see kaotus on ikka valus. Aga treenerina ma näen, et tegelikult on selliseid õpetlikke kaotuseid, on kaotuseid, kus sa tõesti annad ennast parima ja lihtsalt teine on parem, et seda peaks ka tegelikult mõistusega suutma aru saada, aga noh, mängijal on see väga keeruline, treener on lihtsam. Kas sul meenub mõni õpetlik kaotus mõnele tippmängijale? Hetkel mitte, ausalt. Aga samas, kui teinekord vaatad tõesti, et noh, nagu ei tohiks võtta kas või Anett Konta või Kaia Kanepi, et ei tohiks seda mängu võita, sellepärast et vastane mängib nii hästi ja kõik, aga hakata nüüd analüüsima punkti ja löögi kaupa, siis sa ikkagi ju tegelikult leiad selle võimaluse. Et kui ta ei oleks löönud nii, oleks löönud nii, teise oleks piki piiri löönud, mitte kossi, on ju, sealt oleks punkt tulnud ja nii edasi, ikkagi ju leiad selle võidu. No selles mõttes, kas sa võidu leiad, sa saad jah nagu tagantjärgi teha igasuguseid analüüse ja vaadata. Tihtipeale seal kõrgel tasemel ongi väga tasavägised mängijad, et viisabki just nagu ütlesite 1-2 punktist, et kui ta oleks selle teinud teistmoodi, oleks võitnud. Aga see on ka vastupidi, et ka teistel on niimoodi. Ja noh, selles mõttes tennis on väga raske ala, et olla sellisel tasemel, see tempo on nii kiire, et sa pead jõudma veel kõiki neid asju mõelda, et see on nagu millisekundite küsimus. Et neid valesid otsuseid on väga lihtne tulema. Samas tippmängijad on ju rääkinud, et nad jõuavad ühel hetkel tsooni, kus nad ei mõtlegi, et nad teevad need otsused automaatselt. Et noh, see on nagu, see mäng kulgeb. Noh, nagu on räägitud, et pall lendab palju aeglasemalt, vähemalt sulle tundub, ja sa jõuad kõiki neid lööke ilusasti ette valmistada kõik, aga sinna tsooni sattuda on ääretult raske. Jah, ütleme selline automaatne tsoon on kindlasti olemas, et see peab tulema, sest muidu tõesti ei jõua. Lihtsalt see, ma arvan, see andekus ja see tugevus tulebki välja siis, kui on tähtsad hetked, et mis ta siis automaatselt teeb. Ja teinekord, et paremini teha nendel tähtsatel hetkedel, siis tuleb mõelda. Ja siis tuleb nagu õige otsus vastu võtta. Et see, ma arvan, et see automaatne tsoon on enamus mängust. Ja kellel on niivõrd ja automaatne tsoon, ütleme närvid ja kõik nagu tähtsatel hetkedel teeb õigeid vastuseid, see ongi nagu tegelikult champion. Aga kes nagu tähtsatel momentidel ei ole nii hea, ikka natuke närvi tuleb sisse ja seal nagu tekibki see taseme vahe, ma arvan. Teine asi on ju muidugi see mõtlemine, eks, ülemõtlemine, et on punktide vahel on aeg. Korvpallis, jalgpallis seda ei ole, sa ei jõua mõelda, aga seal punktide vahel ja siis hakkad mõtlema, pagan, kui ma nüüd selle punkti võidan, siis ja siis asjad lähevadki tavaliselt nii. Ja just, ei, ülemõtlemine on ka halb. Mina olin pigem selline ülemõtleja, et ma mõtlesin igasuguseid, mul oli aega mõelda igast asju. See on jällegi, see on ma arvan, väga mängijas kinni, iseloomus kinni ja teine asi, mängijad saab ka õpetada mõtlema, et mida mõelda teatud hetkedel ja mismoodi, et mitte, et ära mõtle, vaid mõtle seda ja mõtle teist ja sellega sa saad ka aidata mängijat. Ära mõtle taha, ära mõtle ette, mõtle ainult käesolevale löögile, käesolevale geimile, käesolevale servile. No jah, ütleme, et kui on 2 punkti vahel see aeg, et 1 punkt saab läbi, siis tuleks nagu võimalikult kiirelt see eelmine punkt selja taha jätta, ükskõik kuidas see siis läks, mõelda järgmise peale, mõelda taktikat natukene, mõelda, minu lemmik ütlus oli, et punkti kaupa, et iga punkt on oluline, et iga punkti nagu eraldi võtta, mitte see, et vaadata, mis seis on täpselt ja ühtemoodi nagu võtta ja teinekord, kui närv sisse tuli, siis ma ütlesin, et see on täpselt nagu mängu esimene punkt, et see ei ole mingi matšpall ega midagi, see on täpselt nagu mängu esimene punkt, et võta rahulikult. Kas sul see vaimutreener oli olemas, tegid sa koostööd mõne psühholoogiga ka? Jaa, ma tegin, ütleme selles mõttes tavaspsühholoogiga, ma ei teinud spordipsühholoogiga.
vaid just, et nagu ma arvan, selline üksiku hundi elu nagu viiski selleni, et kogu see elu, isiklik elu ja kõik oli natukene segamini, et oli vaja natuke selgust seal saada ja see aitas mind ka väljaku peal. Suunad sa praegu enda õpilasi ka psühholoogi abi kasutama? Hetkel mitte, mul on nii väiksed õpilased veel, et ma teinekord räägin lastevanematega, et mis ma näen või mis võiks paremini olla, aga niimoodi ei ole suunanud. No sa veetsid sisuliselt kogu oma profikarjääri elu niimoodi Eesti ja Itaalia vahelt käies. Kas Itaaliast oli keegi juurde sellise jutuga ka, et äkki Maret mõtled Itaalia kodakondsuse peale? Ei tulnud. Seal on neid Itaalia kohalikke mängijaid on nii palju, et Itaalia mõistes ma olin küll 63 maailmas, aga Itaalia mõistes ma ei olnud tipus. Et seal olid need Vincid ja Bennettad ja kõik need, kuigi minu ajal nad nii võib-olla ei olnud, aga siis olid Schiavone ja igasuguseid muid mängijaid, kes olid ikka päris tipus, et need olid neile olulisemad. Mis sinu ajastust mulle kõige rohkem nagu kas tuska valmistab või mis tegemata jäi, oli ikkagi see, et Eesti naiskond oleks pidanud maailmaliigasse jõudma? See oleks ikka super olnud. Aga oli ju võimalus olemas. Olid sina, oli Kaia Kanep ja oli Margit Rüütel, eks ju? Oli ja tegelikult oleks meil natuke võib-olla loosiga läinud see ülemineku mäng, et Belgia oli ikka väga tugev seal oli ikka Henan ja Kleisters ja Wigmeier, et meil oli ikka selles mõttes, et väga raske vastu saada, kuigi meil isegi Kaia vist võitis Wigmeieri vastu, kellegi vastu ta võitis. Et oleks võinud ütleme, natuke nõrgem olla seal, et oleks võib-olla rohkem võimalust olnud. Et siis oleks ka selle saanud, aga tagantjärgi, mis seal ikka? Eesti tennises, naistennises on kuidagi kogu aeg olnud see järjepidevus, ütleme sinu ajast alates, sina, Kaia, nüüd tuli Anett, kes on järgmine, kas on olemas see, kes võtab Anetilt selle mantli enda õlgadele? Ma ei oska nii täpselt öelda, et väga natuke vara on öelda, et ega keegi, kui Anett oli 16-aastane või nagu noorem, et keegi tegelikult tema kohta ka ei osanud öelda, et ta nii kaugele jõuab. Et ma ei taha ennustada siin raadios. aga samas, mulle on ka räägitud, et näed, et see tüdruk on päris tubli ja päris hästi mängib ja see tüdruk mängib päris hästi. Mul on alati küsimus, kui vanalt nad tulid Eesti meistriks? Esimest korda 16-17 aastaselt. Anett 13, Kanepi 13, sina tulid kui vanalt? Täiskasvanud. Ma arvan, ma ei ole vist tulnudki. 2 paarismängu tiitlitest. Jah. Ja teine asi on just see, et seal samas 16, 17, nemad võidavad ju tegelikult 10 000 turniire juba ja võib-olla ka 25 000. Et mul on kogu aeg mulje, et meil ei ole praegu nii säravat talenti Eestis. Selles mõttes küll, et kui statistika ja numbrid näitavad, siis see on nii, jah. Aga meil on nagu noorteklassis on nagu tulnud küll, et on olnud U14 või niimoodi päris kõrgetel kohtadel. Aga edasi praegu vist on natuke vaiksem. Sa oled ise treener. Kelle ülesandeks peab jääma see terade sõkaldest eraldamine? Kas on see treenerite ühisvastutus või on siin ka lapsevanema roll päris suur? Ma arvan, et treener nagu näeb, et selle lapsel on nagu võimalused ja et ta tahab ja tal on andekust ja füüsilist, et treener nagu näeb nagu selle ära pigem ja siis peab toimuma koostöö lapsevanemaga, et mismoodi siis seda asja edasi viia. Et alguses piisab võib-olla küll, et kui laps on väike, et tuuakse lihtsalt trenni edagi, et treener nagu räägib ja õpetab ja mingis vanuses juba peaks olema koostööd, et võistlustel käia, alati treener ei saa käia, siis peavad lapsevanemad käima koos võistlustel ja nii edasi, et see on nagu, mida rohkem aeg edasi, seda rohkem peab koostöö toimuma. Sa oled ju Tenniseliidu treenerite kogu liige ka, eks? Treenerite kogu esimees. Lausa esimees. Et kas need samad teemad, mis me just rääkisime, on ka seal arutusel, et kus on see järgmine, kuidas me ta üles leiame? Me oleme ikka rääkinud, et kes on järgmine ja mismoodi ja tõdenud, et see aastakäik on hea ja see on võib-olla kehvem aga samas meie ülesanne ei ole neid päris nagu minna käe kõrvale võtta ja hakata nüüd treenima, vaid pigem nagu silma peal hoida ja usaldada siis seda treenerit, kes temaga tegeleb. Mäletad sa hetke, kui Kaia orbiidile tuli? Kui tema sind esimest korda võitma hakkas?
Ma arvan, mäletan, aga kindlasti mitte nii hästi kui teie, sellepärast et mina olin Itaalias ja siis ma tagantjärgi olen aru saanud, et Eesti ajakirjandus oli täis seda juttu. Minu jaoks ei olnud nii päevakorral kogu aeg, et see oli rohkem, ma arvan, siin Eestis oluline. Et sind hakati võrdlema Kaiaga, nagu Anetti hakati võrdlema Kaiaga ja nagu kõiki järgmisi nüüd võrreldakse Anetiga? No see on, ma arvan, loomulik asjade käik. Et sa ei vaadanud sellele kuidagi sealt teemalt kuidagi viltu, et millega nad tegelete? Pigem oli see, et mina olin ära, siis ma väga palju ei süvenenud sellesse Eesti ajakirjandusse ja mis toimus ja ei lugenud väga palju, sest see oleks mõjutanud mind võib-olla liiga palju, et ma pigem hoidsin nagu seda joont, et keskenduda oma asjale. Ja muidugi, kui vahepeal tuli nagu mingi jutt, et umbes, et Maret ja Kaia, et umbes hull võitlus ja omavahel seal, et tegelikult me saime jumala hästi läbi ja tegime koos trenni ja ei olnud üldse sellist nagu pingelist suhet, nagu võib-olla siin ajakirjanduses nagu räägiti. No ütleme, et mäletan olümpiamängudest, kui käisin teie treeningut vaatamas, siis oli teil itsitamist seal. No ikka. Ei, ma räägin, mul ei ole kunagi Kaiaga olnud mingisugust vastuseisu või isegi kui me omavahel mängisime, siis üks võitis, teine kaotas, et vahet ei ole, et sõbrad olime ikka edasi, et ma räägin, see on täitsa tavaline asi. Ütle, kas meil on tingimused olemas selleks, et mõni täht taas üles tõuseks? Ma mõtlen just see, et on piisavalt väljakuaegu ja on piisavalt treenereid, on piisavalt teadmisi. Halle? Jah. Halle on väga palju juurde tulnud. Ja kuigi ma kuulen ka praegu, et tegelikult on aegades puudu just, et see, kui kool ära lõpeb, et lapsed saaks nagu rohkem treeni teha, et see jääb nagu isegi puudu sellest kellaajast, aga ma ei näe nagu põhjust, et miks ei saaks need, et hommikupooliku saab teha ja ma saan aru, et osad juba ongi oma kooli sättinud niimoodi, et nad saavad hommikul trenni teha ja õhtul trenni teha, et see on nagu võimalus on olemas kindlasti. Ja teadmised on treeneritel ka olemas, te ikkagi vaatate ka laia maailma, et mis seal tehakse? Jaa, kindlasti. Mitte küll kõik, ma arvan, aga ütleme, need, kes tegelevad põhjalikult, siis ütleme, tennise mäng on selline tegelikult intelligentne mäng, ma arvan, ja mõtlemismäng ja ega treenerid ei saa ka, kui nad tahavad kaugele jõuda, rumalad olla, et nad peavad ennast harima ja asjaga kaasas käima, ja ma arvan, et meil on küll selliseid. Oota, sinu ema oli siis, kui sa väike olid, võrkpallitreener. Aga ta oli treener, eks? Jaa, ta on peda lõpetanud, jah. Kaia Kanepi isa oli ju ka, ütleme, nii sügavalt spordi sees, eks ju. Aneti ema tennisetreener. Et seal ikka vanemast sõltub meeletult palju, kui kaugele laps jõuab. On niisugune mulje jäänud? No võib-olla küll, et kui vanemad oleks olnud kuskil sümfooniaorkestrit või kuskil, siis ei oleks seda spordipisikut peres olnud, ma arvan. Aga siis sa oleksid võib-olla Berliini sümfoonikutes viiulit mänginud? Kahtlen selles. Aga minul oli õnne, see oli nagu head lapsepõlves, et mina lasteaias ei käinudki, mul ema oli seal, TPI oli siis tipis võrkpallitreener ja tal oli õhtuti trennid, siis päeval ta oli kodus ja siis õhtuti võttis mind sinna spordijoonesse kaasa, et siis minu lasteaed oli nagu seal, kus ma jooksin ja tegin ja kõike nagu erinevaid spordialasid, et ma arvan, ka see arendas mind nagu noorest peast hästi sportlaseks. No ajakirjandusele korraks juba jutt läks, siis tahtsin Maret kiita sind, et sa oled erakordne sportlane. Ma ei mäleta küll enda lühikese spordiajakirjaniku karjääri jooksul seda, et sa helistad sportlasele, ta võtab alati vastu. Ta räägib südamelt ära nii, nagu asjad olid. Ta tuleb sulle alati vastu, ta ei keeruta, ta ei puikle. Millest see tuleb, et sa meediaga nii avatud olid? Ja siiamaani oled? Iseloomust, ma arvan, ma ei tea. Ma nagu ei näe põhjust, et mul ei ole midagi varjata ja kui ma ei hakka oma isiklikust asjadest küll rääkima, aga ütleme tennise või see, mis nagu viltsus teada nagu tahab, sest nad elavad ju kaasa, rahvas elab kaasa ja ikka ma räägin, et mis toimus ja mis mu tunded on selle poole pealt. Sa ei ole kunagi kõrvetada saanud nii-öelda? Ükskord ma vihastasin tegelikult, ma võin rääkida. Ma ei mäleta, kes oli ajakirjanikest. Igal juhul ta helistas mulle kell 7 õhtul või kell 8 õhtul ja 10 korda helistas. Laseb heliseda, ma ei saanud, ma olin õhtusöögil. 10 korda, ma juba mõtlesin, et issand Eesti number, et ma ei teadnud, kes see on, et +372 ja lõpuks võtsin vastu, et mis on, kes see on, et äkki mingi, ma ei tea, kodus midagi juhtunud, keegi on ära surnud või jumal teab, on ju, et ma tahtsin teiega rääkida sellel teemal, on ju.
ja siis ma vihastasin küll, kuulge, et miks te peate mulle 10 korda helistama, kui ma ei võta vastu, siis ma ei saa hetkel rääkida ju. Et see on ainuke kord võib-olla, kui ma olen ajakirjanikuga natuke ebavisakalt käitunud. Aga kas ajakirjanikud on olnud ebaõiglased mõnikord sinu vastu, kirjutavad mitte seda, mida sa oleksid oodanud? Nagu ma ütlesin, kui ma ära olin, siis ma andsin küll intervjuusid, aga ma väga palju ise ei lugenud neid. Ma ei tea, mida tegelikult kokku kirjutati. aga mingi selliseid kuuldusi ei olnud, et oleks väga valesti. Mõned ikka faktivead on sisse tulnud või mingid ütlused on valesti aru saanud, aga ma võin ka öelda, et mul on suht lühike mälu selliste asjade peale, et vimma ei pea, nii et. Tänaseks eeltööd tehes ma leidsin paar päris head pealkirja, et kui sa poleks meediaga nii avatud olnud, siis ma arvan, et sellist pealkirja poleks tekkinud. Üks tuli mulle veel meelde, aga räägige. Maret Tani leidis Eestist õige pasta. Aasta 2003, Jaan Martinson, Ants Põldoja. Me käisime sinuga muide söömas. Contravento restoranis. Aha, võib-olla tõesti. Seal ma käin siiamaani, see on mu lemmikrestoran. See on veel alles? Ikka, see on väga hea restoran. Jaa, aga mul on ka meeles, kuigi ma olen sadu intervjuusid teinud ja kõik, et ei, see oli niisugune äge käik. Me olime hästi avatud seal. Ei, ma arvan küll. Ma saan kõikidega hästi läbi. Aga sul oli veel üks seik, mis sa tahtsid? See Kroonika, mis kirjutas Kroonikasse vist enam väga tol hetkel ei uskunud pärast seda artiklit, kus see prints Hobuse loota on kedagi seal kuskil, ise nad tulid minu koju veel, lasin pildistama. See on jälle, ma olen võib-olla liiga heatahtlik, et lasin sinna oma rannakoju sinna pildistama ja kõike ja siis pandi pealkirjaks mingi Maret Tani ootab oma prints Hobusel või ma ei tea, mingi täitsa mõttetu aastales, et siis see oli ka niisugune ebameeldiv kogemus. Aga ma loen pealkirja, et Maret Tani kaotas enda jaoks õnnelikus kohas. Tuleb sul meelde, mis see õnnelik koht sinu jaoks oli? Ei tule kusjuures. Prantsusmaal Saint-Raphaelis. Ma korra mõtlesin selle peale. See oli üks mu kuidagi, väga stabiilselt hästi läks sellel turniiril kogu aeg ja mulle meeldis selle. Mis selles paigas nii erilist oli siis? Ma ei oskagi öelda. Ma arvan, et need paigad on, ta ei olegi väga eriline, aga paigad on, kui sul esimene aasta seal õnnestub turniir ja siis jääb sulle ikka meelde ja siis sa lähed järgmine aasta samale turniirile sellise positiivse tundega tegelikult ja siis, kui sul veel kord õnnestub seal ja see asi nagu hakkab nagu rulluma, et siis jääbki niisugune meeldiv üllatus või meenutus, et see on nagu hea turniir. Pärast sind pole nagu kuulda olnud, et Eesti tennisistid väga tihti Saint-Raphaelis mängiksid? Ma ei tea, kas seal üldse turniir enam toimub. Võib-olla toimub. See oli vist 50 000 turniir tollal. Jah, ta vist algus oli isegi 25 ja siis oli 50 ja ma mängisin Kaia vastu seal isegi, vist võitsin teda üspart seal. Ja kuidagi see väljaku kate mulle sobis ja kõik nagu sobis, et oli mõnus. Et sinu ja Kaia omavaheline mäng nii-öelda profiturniiril, selle jõudsime ära oodata, aga Kaia ja Neti mängu me ikka veel ootame. No oli ju siin Eestis suur meediamäng. Showmäng. No see on showmäng, jah. Aga väga hea mäng oli minu mõelest, et tüdrukud ikka panid täiega. Ja ma loodan, et tegelikult vahet ei ole, kas mängivad omavahel või ei mängi, et mis vahet seal on tegelikult, et see, et neil läheb hästi, selle üle peaks nagu lihtsalt rõõmu tundma ja kaasa elama. Mis pilguga sa Kaia tegemist ei ole praegult veel vaatad? Austusega, ütleme niimoodi. Sinu põlvkonna mängija. Ja täpselt. See, et ta veel ikka teeb ja veel nii hästi, et ja vaatad järjest paremini, et väga kõva mõte. Et heal päeval võib võita iga ühte? Number 1 mõtled? Iga ühte. Iga ühte. Ma arvan küll. Tal on, nagu näed, et ta on nagu masin seal väljaku peal. Lihtsalt läheb ja lööb, ikka tema relvad on olemas ja ma ei näe põhjust, miks mitte. Ja, aga ta on väga hästi mänginud turniire esimeses, teises, kolmandas mängus, aga ühel hetkel ta tuleb ikkagi kuidagi mingil segastel asjaoludel see sein vastu. Et nagu ei lõpetata seda tööd ära. Et kas see ei ole kummaline, et meil pole ükski naistennisist, mõlemad on ju ikkagi olnud maailma edetabelis väga kõrgetel kohtadel ja Anett on ka praegu, aga ei ole jõudnud isegi poolfinaali. Kui me vaatame, mis edetabeli kohtadelt on võidetud Grand Slami turniire, siis tegelikult peaks ju Kaial juba see võit või vähemalt finaali koht taskus olema, aga ei ole isegi poolfinaali kohta. Aga vaatame neid, palju on Kaia-suguseid. Vaatame neid
kes samamoodi ei ole jõudnud poolfinaalis. Tegelikult jõuab sealt 128-st 4 tükki ainult poolfinaali ja neid turniire on 4 aastas ainult. Et ma arvan, rohkem on neid Kaia edetabeli koha, kes ei ole jõudnud. Jaa, aga ikkagi sa tahad ju ja sa kogu aeg vaatad, et jälle näed, kes see võitis, kas see Schiavone, kui ma ei mäleta, mitmendal edetabelil kohal ta oli ja Naali ja kes sealt tagantpoolt on tulnud. Ja miks siis pagan meie oma ei saa? No ma ei tea, seal peaks statistiliselt vaatama, et mis see protsent on üldse sinna jõuda, et nii nagu kurb olla selle üle. Aga samas ei tea, võib-olla järgmine aasta juhtub, et ma räägin, neid on ainult 4 tükki aastas ja iga kord võib-olla ei saa kõiki kaasa ka mängida, et aga noh, sisu on, oluline on see, et sisu on, et ja seal on nagu see konkurents, see tahtmine kõigil on nagu topelt suur kui tavaturniiridel, ma arvan, et mis sa arvad, kui kaugele Anett jõuab? Edetabelis või? Jah, edetabelis Grand Slam turniiril finaali võidab, edetabelis 10 sekka. Ma olen väga halva ennustaja, tavaliselt kui ma ennustan, siis läheb kõik tagurpidi, nii et ma ennustab midagi hästi tagasihoidlikku siis. Ma loodan, et tal on tervis korras ja mängib ja ta võiks ikka poolfinaali jõuda siis. Kaia raamat oled sa läbi lugenud? Jaa. Kus on Maretani raamat? Ei tulegi. Miks? Aga sul oleks nii palju rääkida. Kõik need Itaaliasse minekud, kõik need suured mängud. Aga ma päris nii avalikult oma hingeelu ja oma ütleme, eraelu kindlasti ei lahka nagu Kaia lahkab ja ma arvan, et siis sellest oleks tunduvalt igavam raamat, nii et keegi ei ostaks seda. Ma ise mõtlen, et seda raamatut pole võib-olla sulle ega meile siin selles ruumis vaja, vaid neile, kes enam ei mäleta sinu mängu, kes sünnivad võib-olla 10 aasta pärast. See oleks Eesti spordiajaloos väga vajalik raamat. Aga sa mõtled need tennisistid või? Tuleviku tennisistid? Jah, spordiinimesed tulevikus. Nojah, aga ma arvan, et selleks ajaks on maailm nii muutunud juba, et nad vaatavad seda, kui meie vaatame praegu vanamehe multikat umbes, et tol ajal oligi niimoodi, et ma ei usu, et siis on võib-olla digiraamatud üldse ja ma ei usu, et see otseselt midagi annaks, et pigem, et kaasa annaks, et pigem võib-olla ajaloo mõttes nii nimetatud, et kuidas siis vanasti umbes saadi tippu. Aga ma nägin, selleks ma peaksin nagu kõik oma südamelt ära rääkima, ma arvan, aga ma ei taha seda teha. Sulle pole keegi tulnud ettepanekuga? On ikka. Ja samas ma vaatan seda Kaia raamatut, eks, et ma ei pööraks tähelepanu nendele pikantsetele stseenidele, aga minu jaoks oli ju kõige tähtsam selles raamatus oli see, et ma lugesin ja sain aru tennisisti läbielamistest. Päeviku väljavõtted? No kindlasti. Jah, et tõesti, kuivõrd vaimselt raske on olla selles karusselis. Ja me ju tegelikult näeme ainult glamuuri, mõningaid pisaraid pärast kaotust, kõik, aga me tegelikult ei tea, mis toimub hinges ja kuidas kõige sellega hakkama saada ja minu meelest just see on nagu õpik tulevastele tennisistidele, et nad teavad, mis ohud neid ees ootavad, nad oskavad seda kõike juba, ma ei tea, kas seda vältida saab, aga pehmendada seda probleemi. No võib-olla tõesti. See nagu räägib lähemalt sellest hingeelust ja samas aga lapsevanemad saavad võib-olla lugedes aru, mida laps võib tundma hakata, kuidas seda teeb, ja treenerile ka kasulik kindlasti, sest tihtipeale treenerid ei ole ise nii tipptasemel mänginud või on meesterahvad, kellel on teistmoodi mõtlemine natuke. Et selleks on see küll vajalik ja hea. Ja sealt siis just sulle ka see vihje, et ausalt öeldes, et kõik need sinu raskused võiks ju ka tennisistidele teada olla. No, Kaia tegi töö ära juba, ei hakka enda raskustest rääkima. No. Et me oleme ikka positiivsed ja rasked ajad on minu jaoks ka nagu selles mõttes nagu möödas, mis seal olid ja meenutame neid ainult. Et ega Andy Murray või Maria Sharapova ka oma isiklikust elust väga palju ei paetanud, aga ometi huvitav lugemine. No, ikka julgustame sind, vaata. ja, aga ära te mind ei räägi, nii et. Aga on sul, pidasid sa sama detailsed päevikud nagu Kaia? On sul nüüd alles? Mingi periood küll, jah. Ja on alles ka. On. Loed ka vahest või? Meenutad ja vaatad? Ja? Ei ole lugenud, need on mul pööningul kuskil karbi sees. Aga sinna nad jäävad ka, jah? Ma arvan, et mitte. Ma isegi viimane aeg olen juba tegelenud sellega, et olen hakanud oma karikaid välja otsima ja lihtsalt nagu vaatama, et need hukka ei läheks,
et see on ikka mineviku mälestus, et võiks, ennem nagu ei olnud eriti huvi nende vastu, aga nüüd on juba tekkinud selle vastu, et peaks ikka nad korras hoidma ja siis ma arvan, et ma jõuan varsti nende päevikuteni ka, et ma panen tähtsasse kohta nad. Muuseumi. Et kõik lugeda saaksid, jah? Aga see on itaalia keeles, need on itaalia keeles. Itaalia keeles? Sa mõtlesid ja elasid ja... On ikka, ja. Itaalia keeles, jah? Ja. Aga praegu? Ei, praegu ikka eesti keeles. Ma elan Eestis, siis on Eesti ühiskond, et siis on kõik eesti keeles. Kui sa nüüd mõtlen nende päevikutele tagasi ja vaatad neid karikaid ja on sul niisugune mõte, et sa tegid kõik õigesti, sa käiksid uuesti selle tee kõik täpselt samamoodi läbi. Või sul on mõte, et mõnel teelahkmel pööraksid sa mitte paremale, nagu sa läksid, vaid hoopis vasakule? Ma arvan küll. Tagantjärgi on analüüsides on muidugi teeks võib-olla mõned otsused teistmoodi ja siis, aga siis ei tea ka, kuidas oleks välja kukkunud jällegi. Et kas oleks paremini läinud või oleks. Et osad valikud või ütleme, need pöörded olid tagantjärgi küll küsitatavad, et oleks võib-olla saanud paremini teha. Aga tennisisti elu sa oleksid igal juhul valinud? Ma arvan küll. Kui ma praegu nagu mõtlen, et kui ma tennisisti elu ei oleks valinud, et mis minust oleks saanud, siis... Korvpallur? Jah, aga ma olen liiga lühike, ma arvan, selle jaoks. Aga sa käisid korvpallitrennis ja tulid oma vanuseklassis ju meistriks? Ja korvpall mulle siiamaani meeldib väga, et mulle väga meeldib. Et samas nagu naiskorvpallurina ma ei tea, kas ma oleks väga nagu tippu jõudnud, et vaevalt. Mingid muud erialased, võib-olla oleks tulnud mingid huvid ja asjad, aga ma nagu ei näe seda kindlat asjad, mis mul nüüd tegemata jäi tänu sellele, et ma läksin tennisistiks. Et selles mõttes ma olen rahul tennisisti valikuga kindlasti. Kui sa praegu ühel päeval mõtleksid, et see võistlusmoment oli ikka igavesti vägev, et tahaks seda veel kogeda, siis mis tasemel sa mängiksid praegu? Kui ma praegu võtaks reketi kätte? Jah, ütleme valmistud paar nädalat, kuu, 2. Aha. Ma arvan, ma oskan küll mängida veel. Ma peaks natuke füüsilist vormi parandama. aga ma nagu mõtlen, psühholoogiliselt minu jaoks kõige raskem on ennast füüsiliselt liigutada nagu niisama on okei, aga et nagu pingutusastet nagu tõsta järjepidevalt kogu aeg, nii nagu ma vanasti staadionil jooksmas käisin ja ettevalmistusi tegin ja jõusaalis. Ma olen seni nagu ei taha kindlasti seda teha. Eestikat paneksid kinni või? Nii, üksikmängu, siis ma peaks, ma arvan, ma mõtlen, kes meil on seal üldse praegu. Kui Anett ja Kaia ees on, siis kindlasti mitte. Katriin Saar, Mailen Nuudi, Malõgina. Ma ei tea, aga ma räägin, siis peaks olema, kui ma oleks füüsiliselt samas vormis, ma arvan küll, mis ma vanasti olin. Sa oled öelnud mingis intervjuus, et sa väga tihti võistlusmänge mängi, sest sul ei ole vastaseid. Praegult? Jah. Ma üldse ei mängi võistlusmänge ju. Ei ole sellist mõtet, et kutsud kellegi mängima ja mängitagi? Ei ole. Punktide peale? Ei ole. Ma praegu harrastan sulgpalli näiteks. See on palju vähem peab jooksma ja on paarismängus, seal on täitsa huvitav on ja käisin ju võistlustel, sulgpallivõistlustel seeniorite 35+, sain pronksmedali. 4 paari küll oli, aga vähemalt sain medali kätte. Aga samas, kui mina väiksena tennist mängisin, siis meil oli keelatud sulgpall lauatennist, sellepärast, et vaata, seal on see liikuv ranne, et tennisis peab ranne jäik olema, aga sulgpallis on ju ranne liikuv, et meil omal ajal keelati seda. No eks ikka on erinevad asjad, mis võivad külge jääda. Kui teha palju, siis muidugi ei ole see kasulik, kui teha, ütleme, kui sa ise ka mängid ja aeg-ajalt korra käia, siis ei juhtu midagi. Aga mina nagu tennise poole pealt ei muretse, et kui ma olen sulgpallis käin, siis ma tennist oskan ikka edasi mängida, et see mind nagu ei häiri. Õpilastega mängid punktide peale? Praegu ei ole mänginud. Ei ole selliseid õpilasi, et ma ei taha neile liiga teha. Liiga väiksed on veel. Aga see, et kui sul on nüüd õpilane, lähed punktide peale mängima, vaatad, et pagan, et ma hakkan ju võitma, kas tahtlikult ei kaota või üldse hing lubaks sul tahtlikult kaotada? Ütleme nii, et võitmine praegu ei ole üldse nagu nii oluline. Okei, kui ma lähen mängin seda medali peale mingit sulgpallivõistlust või kui ma läheks tõesti nagu mängima medali peale, siis kindlasti ma tahaks, aga kui ma mängin lastega, siis ma nagu saan nagu mõistusega aru, et vahet ei ole.
kuid siis ma pean jälle mõtlema treenerile, et kas on nagu õige, et ma kaotan, et ma pean ka eeskuju näitama, et võib-olla ikkagi ei ole õige, et ma lasen neil võita, ütleme niimoodi. Et nad peavad sellele tasemele jõudma, et sind üle mängida. Jah, et nad ikka ei ole nii, et nad lähevad nüüd koju, ma võitsin treenerit, on ju, et ma arvan, et see ei ole ka õige. Aga rannatennises sa olid ju ka kibekäsi mingi ajal? Jah, mingi aasta oli, ma mängisin seda ja käisime ka võistkondlikul MM-il ja täitsa väga, väga lahe mäng on. Ma praegu olen tenniseliidus, olen rannatennise toimkonnas ka, et natuke viime edasi seda asja ka siin. Aga see jälle nõuab aega ja nõuab jälle treeninguid ja järjepidevust ja siis ma nagu saingi aru, et kui ma tahaks nagu veel paremaks saada, siis ma peaksin veel rohkem trenni tegema ja käima, siis aga seda ma ei tahtnud enam, nii et siis ma lõpetasin ära selle. Ja mingil hetkel sa kandideerisid isegi kohalikel valimistel? Jaa. Kaks korda vast lausa? Jah, ütleme nii, et ma poliitikas aktiivne ei ole, aga ma olin seal nimekirjas küll, et mind sai valida. Palju hääli said? Tead, ma ei mäletagi. Valituks ei osutunud? Selles mõttes mitte. See tegelikult minu eesmärk oli see, et ma toetan seda erakonda, kes meile tennisalli ehitab Rakverre. Ja see tuligi, et nad nagu palusid ja see oli nagu minu teine nagu neile ja need tegid nagu oma lubaduse viisid täide, et kuna nad võitsid need valimised. Kuule, aga kui paneks nüüd kõva kampaania taha järgmistel Riigikogu valimistel ja Kristiina Šmigun on sees. Just täpselt. Oleks võimalus Riigikokku minna, läheksid? Ei tea, ma ei oska. Never say never, aga... Ja sinu kandis Baruto ka? Ja nüüd sai, jah. Ja ma ei tea, asjades see poliitika elu, ma olin seal Rakvere spordikomisjoni valiti mind, siis ma käisin nagu seal ja paljud poliitikutega nagu niisama igavast mängivad tennist ja sulgpalli ja olen suhelnud, et see elu ei ole päris ikka minu elu, et seal on liiga palju kuidagi, kas just nüüd salatsemist, aga sellist niukest susserdamist ja hämamist ja kõik. Et ütlen ja ei ütle ja siis tagaselja tuleb midagi välja ja siis see, mulle ei meeldi see, et nagu teate, ma olen niukene otsekohane inimene või avatud. Kui sa lähed poliitikasse, ära muretse, sinu päevikud ka leitakse üles. Vaadates täpselt, et see on ka üks põhjus, et miks nagu ma kindlasti üks põhjus, miks ma ei tahaks sellist asja. Aga selge, Maret, sinuga võiksin kindlasti rääkida tunde ja tunde, aga kuskile tuleb siin saates punkt panna. See aeg möödus väga kiiresti ja ma loodan, et sul endal oli ka põnev ja kõikidel kuulajatel kahtlemata. Ja muidugi, sa tuletasid meelde päris huvitavaid fakte minu minevikust, et see oli täitsa tore. Aga aitäh, Maret, et tulid ja aitäh, Jaan, sulle ka, et tulid appi. Aitäh teile. Nägemist. Tennise podcasti Matšpall toob teieni Tallink.